Tere, kallid kuulajad! Saade, mida kuuled, on Aeg maha ja minu nimi on Juhan. Saate eesmärk on rääkida erinevatel teemadel, põhiliselt kuidas olla terve, õnnelik, nautida elu ja elada elu täisrinnal. Täna olen külla tulnud palavalt armastatud, hinnatud väga teadlikule doktorile Riina Raudsek. Tere! Tere, Juhan! Imetore sind näha uuesti. Ja sind ka. Et kõigepealt jah, et kui on kuulajaid, kes sind veel võib-olla ei tea, ma arvan, et paljud minu kuulajad teavad sind, aga kui keegi ei tea sind, et kes sa oled ja millega sa tegelenud oled? No suurem osa ajast 40, issand, ma ei ole arvutanud, üle 40 aasta ma olen arst olnud ja arst jääb arstiks, nagu öeldakse, eks ole. Ja ma õppisin siis peale kehakultuuris paar aastat õpinguid, oma põlvetrauma tõttu läksin arsti õppima, lõpetasin, anestesioloogina, kirurgina, tollel ajal anestesioloogi ei olnud, anestesioloogina, see on siis narkoosiarstina ja töötasin kohe peale lõpetamist, tähendab, mind kutsuti kohe professor Sulliku juurde tööle, kus on südamekirurgia, veresoonkirurgia, kus ma ka varem õena töötasin juba 4. kursusest, et teenida natuke, kuna mu ema suri varakult, siis ma pidin enda eest ise hoolitsema hakkama. Ja Tallinnasse kolisime siis, hakkasin tööle ka kardioreanimatsioonis ehk siis südame intensiivravipalatis, kuhu tulid nii südamehaiged operatsioonilt kui ka infarktihaiged või muud südamerütmihäiretega rasked haiged. Nii et kogemus oli selline, aga mingil hetkel lihtsalt tundsin, et kogu aeg ühte väravasse läks elu, et nagu tahaks seda laiemalt, seda inimest vaadata. Ja siis mind kutsuti tegelikult Jürisse tööle, kust eelnev arst siis läks pensionile ja siis ma töötasingi seal. Selle puhul sa oledki väga hinnatud, et sa vaatadki inimesi tervikuna ja mul tänase saate nagu mõte on ka mitte nagu vastanduda ja öelda, et seal umbes tehakse kõike valesti ja nii, aga mingil määral ikkagi võib öelda, et mulle tundub, et tänapäeval nagu pannakse arvutisse need haigused kirja või sümptomid kirja ja põhimõtteliselt arvutuses annab mingid ravimid ja saadetaksegi inimene apteeki. Naljakas, et sa räägid praegu teemal, mida ma arvan 10 aastat tagasi kirjutasin ise endale, üks väikse, ma ei tea, essee või kuidas seda nimetada, et milleks on arsti vaja. Kui inimene tuleb oma sümptomitega, siis on ravijuhistes kirjas, millist ravimit talle anda, milleks sinna vahel arsti on vaja, et siis vajutab järgmisele nupule kuskil väljas ja saab need ravimid ja hakkab sümptomaatilist ravi saama. Ja kui haigused kujunevad, siis samamoodi, haigused on ka sümptomitega, nii et ma olen täpselt samamoodi mõelnud ja ju ta nii ka läheb. Natuke raamatute kohta ka, et võib ju öelda, et sa oled ka kirjanik. Et kui sul nii palju raamatuid on, siis kirjanik mingil määral oled ja põhimõtteliselt kõik raamatud välja arvatud, see helide tervendav jõud on ju välja müüdud ja see info on nagu väga selline, inimesed vajavad seda infot ja ma alles nüüd hiljuti ka nägin, et inimeselt inimesele müüvad sinu raamatuid ja need on nagu väga, väga nõutud info nagu, et võib-olla selle kohta ka natuke, et miks sa neid nagu juurde ei trüki? No ma arvan, et see energiakriisi juba ostati, ma ei mäleta 13 000 või mis seal oli, et ega ka rohkem ei lähe, et ega kõik inimesed ei ole ju nii-öelda teadlikud, eks ole. Et minu teadmised kõik põhinevad teadusest, või ütleme, teadus praegu mul ei ole enam nii tähtis, kuna väga palju teadust meditsiinis rahastavad ravimfirmad, eks ole, ja kui ma endale, mis aastal see võis olla, 2000, kui ma kuidagi ärkasin äkki. Ja siis ma hakkasin kõike, mul hakkas rahasüsteem sai selgeks, meditsiinisüsteem sai selgeks ja sellest ajast saadik ma sain kogu aeg aru, mis meditsiinis toimub. Ja kui ma mõtlesin läbi kõik ravimid, ma lugesin, ma vaatasin nende bioloogilised
tee, kuidas nad on need mingid haigust või sümptomid maha et siis lööma hakkavad, et siis ma nagu ikka ärkasin tõsiselt ja mitte, et ma ütleks, et neid vaja ei ole, ma ei ole seda kunagi öelnud, aga see, kuidas nad toimivad ja kuidas nende toime lõppedes vajab inimene neid uuesti, sest näiteks vee väljajäämine kehast kõrgvererõhu puhul on ju vererõhu tõstmise meetod, eks ole. Ja siis minu biokeemia õppejõud Aili Paju tookord helistaski, mina ei olnud mingi kirjutaja, ausalt ei ole kunagi olnud tegelikult, aga ma lihtsalt ma ütlen niiviisi, et oma töö käigus praktika on minu jaoks alati palju tähtsam kui miski muu. Ja praktika käigus ja iseenda peal hakkasin nägema asju, millest ma tundsin, et ma lihtsalt pean kirjutama. Et esimesed raamatud tulid koos Aili Pajuga, sest mul ei olnud üldse kogemust kirjutamisest ja eks ta parandas mul palju ja ütles ka, et ma olen jama. Aga et siis ma hakkasin ise kirjutama natuke, mitte endast, vaid sellest, kuidas meditsiin siis oli, kui mina veel noor olin, sest ma hakkasin 77 tööle. Ja siis tuli see energiakriis ja kuna siis lahvatas ka teatav skandaal minu ümber, siis ta müüs hästi, igasugune reklaam paneb müüma. Aga mul enda lemmikraamat on Tagasi tervise juurde. Mulle õudselt see meeldib. See on vanasõnades kirjutatud, vanasõnadest, kui targad olid inimesed ammu enne sellise tehnoloogia olemasolu. Et kõik on vanasõnades selgitatav ka inimese puhul, inimese füüsilise, vaimse ja hingelise seisundi puhul, eks ole. Nii et selles mõttes mulle see õudselt meeldis. Ja ega see elite tervendav jõud, seda ka ei ole enam poes saada, sest ma olen siin kinkinud ja kus ma loenguid pean, siis ostetakse, seal on ka rohkem, mida emotsioon meie füüsilise kehaga teeb. Aga kõik need raamatud on tegelikult ikkagi niuke enam-vähem üks ja seesama teema. Sest see ongi tervise alus, millest ma kirjutan. Tänane teema ongi meil siis inimene ja energia, on ju. Et võib-olla jah, selle energia kohta, et millest me räägime või mis energiaga tegu on ja millest sina nagu räägid, mis see mõte nagu on? No vaata, kui me nüüd tänapäeval kuulame meediat, siis ega seal muud ei räägita kui energiakriis, energiastrateegia, milline peab olema. Aga kui ma hakkan rääkima inimesest kui energeetilisest olevusest, siis tõmmatakse suu viltu ja räägitakse, mis asi see on. Aga see ongi ainevahetus. See on see, mida me kõik õpime ülikoolis. Ainevahetus on energia tootmise protsess. Energia on teatavasti väli, see tähendab vibratsioon, nii et me kõik vibreerime, et see, kui nende asjade üle irvitatakse ja naerdakse, siis väga vabandan, et õppige, vaadake, õppige biokeemiat, õppige füsioloogiat, vaadake juurde, ärge alluge sellisele diktaadile, et kõike peab maha lööma. Et inimesed löövad maha selle, millest nad aru ei saa või mis on hirmus. Ei, absoluutselt. Kõik, mis on teadmatu, kõik on hirmus. Ja kui ma ise veel läksin perearstiks, siis mul ei olnud neid laiu teadmisi, eks ole, mul oli kogu aeg süda, üks ja sama, see lihtsalt tüütas ära. Aga kui ma sinna läksin, siis mul oli ikka esimest paar aastat tõsine probleem, et mulle minu õde andis nõu. Ja seal ma siis tasapisi õppisin, see on hoopis teine teema, kui on näiteks südamearst või reanimatoloog, kardioloog või ükskõik, ma õppisin kardioloogiks ja olin kardioloog tegelikult viimased aastad, kui ma ära tulin. Ja kui inimene tuleb sulle arsti juurde, siis ta tavaliselt tuleb põhjusega. Eks ole, tänapäeval küll ma eile lugesin reklaami, et tulge siis ka uurima, kui teil kaebusi ei ole, et kogu aeg on see eesmärk, et leiaksime mõne kaebuse, eriti vanemast peast, kui leitakse uuringus mingi probleem, siis hakatakse uuringut ravima, ehk inimest ravitakse uuringute alusel, eks ole. Ja kogu aeg hoiatatakse ja hirmutatakse raskete haigustega selle asemel, et nii nagu minu elus oli, kui ma noor olin. Vähidiagnoosi ei öeldud inimesele, öeldi nende lähedastele. Ja inimesed ka paranesid palju paremini, sellepärast, et neil ei tekkinud seda hirmu momenti, ehk psühhosomaatika oli normaalne, võib nii öelda. Nii et kui inimene satub arsti juurde, siis ta tavaliselt ütleb, et ma olen nii väsinud, mul ei ole üldse energiat. Ja siis
tuleb hakata rääkima inimesega, mis siis toimub, kuidas ta elab, kuidas ta sööb, kas ta liigub, mis on tema probleemid, milline on tema stressiallikas, kas see on pidev, eks ole, see on tohutult huvitav ja inimene vajab tänapäeval rääkimist, sellepärast, et mujal ta ei saa rääkida, kus saaks, lihtsalt ei ole aega antud, eks ole. Nii et ma ütlen 2 sõnaga energiast veel seda, et energia on siis, vaata, iga biokeemia raamat algab umbes selliste sõnadega, et biokeemia on teadus, kus jälgitakse keemilisi protsessi, inimkehas ütleme, ja biokeemiliste protsesside ehk ainevahetuse käigus inimene toodab energiat toidust, millest tulevad toitained ja selleks energiaallikaks nendes molekulides on vesinik, mille elektrone kasutab inimene. Ja see ei ole mingi uhujutt, see on biokeemia ja selle ainevahetuse käigus me kogu aeg taastame ennast. Kõrge eani tegelikult. Et loomulikult bioloogiliselt on meil oma piir, kaua me elame ja kõik, aga me ju taastame, meil pole mõtet rääkida, et meil oli mingi probleem seal haavand või see paraneb, luumurd paraneb, eks ole, nahahaavad paranevad, kõik paraneb. Ja siin nagu ei ole see nii-öelda arstide teene, vaid see on looduse teene, et loodus on seadnud nii, et me saame terveneda ja paraneda lihtsalt. Ole ise mees ja saa sellest aru ja anna selleks võimalusi. Eks ole, mitte ei ole vaja hakata sümptomeid maha lööma, mis tegelikult ei lase paraneda, vaid tuleb natuke kannatlik olla. Aga ma mõtlen, et kuhu see energia nagu kaob, et tekib energiakriis, on ju, inimene väsib, tekivad haigused, et kuhu inimene seda energiat nagu kaotab? Tead, tegelikult on niiviisi, et ta kaotab küll, kui ta paneb üle, on siis füüsiline koormus, sportlased ka ju väsivad, eks ole, ja kui ta ei taasta ennast, siis temast ei tule sportlast. Taastumine on see, mis viib aina edasi, eks ole. Täpselt inimesel ka. Rahmime, raha on aina rohkem vaja, raha peab meil olema, aga rohkem ei ole teda vaja, sest on ju hea ütlus, et kui raha on palju, tekivad probleemid, eks ole, et raha ei ole kunagi, inimesed ei ole kunagi rahul sellega. Aga mis tähendab energiakaotus? See on tegelikult olukord, kus kehas on energeetilist materjali küllalt, ehk siis palju. Nad on orgaanilised happed, vesinikku sisaldavad ained. Ja kui keha ei suuda väga paljudel erinevatel põhjustel seda energiat kätte saada lammutamise, neid aineid lammutatakse, nad on süsivesikud rasvad, eks ole, ütleme valgud väga jämedalt öeldes. Ja kui ta ei suuda neid ära lammutada, et vesinikult see energia saada, siis nad jäävad energeetiliselt aktiivseks meie kehasse, aga energiat me pole kätte saanud. Ja need energeetiliselt aktiivsed siis orgaanilised happed hakkavad meid liigselt stimuleerima, ehk tekivad ärevushäired, eks ole, ja kõik füüsiliselt, emotsionaalselt, eks ole, kogu keha ju töötab selliselt, et läbi emotsiooni juhitakse meie vegetatiivset närvisüsteemi ehk sümpaatilist ja parasümpaatilist poolt ja kui see protsess on kogu aeg selline kiire, siis ka ainevahetus on nii, ta ei suuda toitaineid ära lammutada sel moel, et me saaksime energia, H2O ehk vee ja CO2 ehk süsihappegaasi, mille me siis hingame enamus välja või tehakse siis veest ja süsihappegaasist meile uuesti aluseline bikarbonaat, anion, mis naatriumi-kaaliumiga moodustab siis bikarbonaatiooni ehk aluselise aine ehk rahvakeeli söögisooda, mis meid kogu aeg aluselisena hoiab. Keha ei ole, kui ta on happeline, siis me oleme surnud. Täpselt samuti on toitudega, täpselt samuti on kõik, et mis on elav ja kui me sööme elavat toitu, me saame energiat, kui me sööme nii-öelda surnud toitu regulaarselt, siis me ei saa energiat kätte ja me tahame magada. Võtamegi võib-olla selle kõige huvitavama teema kohe, selle vee ja toitumise teema. Et ma usun jällegi, et paljud kuulajad võib-olla juba on kuulnud ja teavad, aga selle vee koha pealt et sa oled ka soovitanud seda 4 soola segu, on ju? Ma nüüd enam ei soovita, sest see, mis Hispaaniast tuleb, seal on palju karbonaate sees, need, mis jätavad seda sadet. Aga
noh, minu nagu loogika võib-olla, mida mulle on nagu õpetatud ka, on see, et kui juua endale midagi happelist sisse, siis see keha muudab nagu aluseliseks ja kui midagi aluselist kehasse panna, siis see muutub happeliseks nagu, et kuidas sellega on? Ei no nii see ikka päris ei ole, et esiteks me peame kõigepealt arvestama, tead Juhan, sellega, et esiteks see elu ja see toit ja see jook, mida me joome, ei ole see, mis näiteks oli minu nooruses. Noh, 50-ndad, 60-ndad, 70-ndad. Maapinnast saime taimed toiduks, mis olid, noh, bakterid toodavad ju meile, eks ole, mineraale, mis olid mineraalide rikkad, mida me kogu aeg vajame. Põhjavees olid kõik ained olemas, mida me vajasime, me jõime lihtsalt vett siit või allikast või kaevust või kõik oli olemas. Kõik on ju muutunud, väliskeskkonnast sõltub meie keskkond ka. Ja nüüd, et öelda inimestele veel see lause, mida ma kogu aeg kõikides raamatutes rõhutan, et haigeks ei tee meid niivõrd pisikud, kui meie vale sisekeskkond. Ja kuna sisekeskkonnal on tendents pidevalt hapestuda, kuna on nii füüsiline tegevus kui vaimne tegevus kui söömine, hapestab meid, sest happed on orgaanilised, sest toit on orgaanilised happed, eks ole. Ja nüüd keha peab kogu aeg töötama ensüümidega, eks ole, ensüümidel peavad olema katalüsaatorid või kuidas öelda, ensüüme peavad mõjutama B-grupi vitamiinid, eks ole, mineraalid. See tähendab, et meil peaks olema täiuslik keskkond, et ka energia tootmine oleks täiuslik, aga seda ei ole enam, ammu ei ole. Ja see, et me pidevalt nagu hapestume, see on nagu sportlane, ta lõpetab, ütleme 400 meetri jooksu, ta on jumala, happeline, saad sa aru. Keha hakkab kinni hoidma pärast oma vett ja CO2, et teha seda alust, et hakata neutraliseerima happeid. Happete neutraliseerimisel on alus ja happe tekib sool, süsihappegaas ja vesi. Ja kui sa jood hapet, siis keha kohe tegutseb, see bikarbonaat puhversüsteem ongi meie kõige tähtsam puhversüsteem pluss hingamine, millega sa happelist CO2 välja hingad, mis on energia tootmise lõpp-produkt, kui kõik on toimunud hapniku juuresolekul. Nii et haiguste üks ja ainus põhjus on vale sisekeskkond ehk liighappeline keha, ehk hapniku puudus, ehk energiakriis. Kas saab olla ka liiga aluseline? Ei, mitte iialgi. Ja nüüd on nii, et kui see keha muutub liighappeliseks, siis immuunsüsteem reageerib põletiku tekkega, et viia keha tagasi tasakaalu. Meditsiinis me hakkame seda põletikku maha lööma antibiootikumidega või hormoonidega või valuvaigistitega või ükskõik kuidas. Need suruvad meie immuunsüsteemi nurka ja tegelikku paranemist ei toimu, toimub sümptomite leevendumine. Ja nagu ma rääkisin see, et sportlane, kui ta näiteks jookseb 400 meetrit, oletame, see on niisugune submaksimaalne tugev pingutus, siis tal vererõhk on, ma arvan, kuskil 300, eks ole, ta hingeldab, et CO2 välja viia, eks ole, ja ta peab puhkama ja taastama ennast, eks ole ju, ja keegi ei kutsu talle kiirabi, sest vererõhk on kohanemiseks. Ja energiakriis on kõikide haiguste üks ja ainus põhjus, algpõhjus ja siin ei saa teistmoodi rääkida, sest nii kui ei keerata muidugi üldse meditsiini pahupidi, sest kui ma ise oma selle põlvetraumaga haiglas olin, siis ma küsisin seal ühelt õelt, kes palatis oli, et miks te sellele inimesele, kes seal oksendab ja iiveldab, ei pane bikarbonaati ehk aluselist tilka üles, mida meie ajal ju meile õpetati, kuidas ja mis ja seal määratakse pidevalt ka Astrupi meetodid, kus me vaatame, mis on pH, mis on, seal on kõik näitajad, mis näitavadki bikarbonaatide taset kehas ja kõik. Siis öeldi, et see on ära keelatud, et nüüd tehakse seda tilka ainult elustamise puhul, mis tähendab, et inimest aidata ei saa, sest naatriumkloriidi ülekanne, mida praegu enamus tehakse, see on ju keetusoola sisseviimine, mis tõstab vererõhku, hoiab vett kehas kinni, see on see, mida ei tohi palju. Mineraalid on teine asi. Aga kas sa näed mingit vandenõud seal taga, et need asjad on ära keelatud? Ma ei oska öelda, kas vandenõud, aga ma olen õppinud teisiti, töötanud teisiti ja aidanud inimesi teisiti. Nüüd on teisiti ja ma ei tea, kas inimesed on rahul sellega või ei ole, ma ei oska öelda.
selle vee juurde veel tagasi tulla, et mida mina joon, on siis noh, muidugi puhas vesi on ju. Okei, räägime selle teema ka, et sina jood on ju seda pöördosmoosi aparaadi vett on ju, aga kas allikavesi on ka soovitatud? Tead, meil on Kristel Vilbaste olnud selline, kes allikatega on palju tegelenud ja alati kirjutas, kui mul raamatud ilmusid, et allikavesi oli ka ju aluseline, aga noh, ma ei tea, kas Eestis on puhtaid allikaid, enam ei ole kuulnud, et oleks, et kui allikad kuskil, noh, näiteks seal Brasiilias ja kuskil mägedest tulevad, siis nad saavad seal ju oma mineraalid sisse ja nad on puhtad, aga Eesti allikaveed on rikutud, sellest on palju juttu olnud ja seal on ka määratud neid asju, veeanalüüse. Nii et pöördosmoos on nii-öelda parim? No pöördos, ma ei tea, kas ta parim on, aga ta on minu jaoks see, et esiteks me saame väga palju pestitsiide maapinnast, ehk siis meil on ka põhjaveed rikutud, ärge arvake, et kellelgi on kodus kaev, kus neid ei ole. Noh, meile hiljuti pandi ka siia, kus ma nüüd elan, tervele selle pundile elanikele puurkaev. Ja siis me tegime 3 erinevas kohas need analüüsid, mis me sealt tahtsime näha. Plii, kaadmium, arseen, noh, need on kõik raskmetallid, elavõbe. Ja nad takistavad ensüümide tööd, ehk nad takistavad orgaaniliste hapete lammutamist, ehk me jällegi liigselt hapestume. Ja selle vastu võitlus oleks parem hapnikuga varustatus kehas, sest hapniku juures olekul saab energia lõpuni toota. Aga kui meil ei ole näiteks vett piisavalt, siis veri on paksem, sest vere vedeldaja on vesi. Ja vesi läheb meie verre, kohe ta nagu rong käib edasi tagasi, eks ole, tuuakse vett igalt poolt välja. Uriiniga, väljaitega, higiga, rasuga, limaga, sapiga, pisar on, eks ole, ja sülg on vesi, verefiltraadid, need on kõik verest tehtavad filtraadid ja keha kogu aeg kaotab vett. Pole vett, on nahk kuiv, hakkavad nahahaigused ja igasugused nahalööbed ja haigused, seal on 2 põhjust, veepuudus ja suhkruga liialdamine. Et kuna suhkru ainevahetuse nii-öelda ilma hapnikuta tootmise lõpp-produkt on piimhappe, siis piimhappe ei saa edasi lammutuda, ta on hape veel, kui ei ole hapnikku. Aga kui ei ole vett, siis ka veri on paks kanda hapnikku igale poole, nii et jalad, käed, nahk, kõik on nagu hädas ja liighapestuvad, mis hakkab näitama välja tasapisi siis sümptomitena ja lõpuks haigustena. Nii et jah, mida mina vette panen on keldi meresool on ju. Ma panen ka sidrunimahla natuke ja nüüd hakkan panema ka seda vedelat magneesiumit ja siis mingit mineraali seda. Et seda vedelat ja need pikoühikutes aineid, ka pikokaalium, palju on nüüd tehtud, need ei vaja soolestikku, et imenduda, sest inimestel on soolestikud tihti, ütleme mustad ehk on see lekkiv sool, kus neil on niisuguseid ladestisi. Kui me lööme soolika lahti täielikult, ütleme niiviisi piltlikult 10-meetrise, 6-10 meetrise, siis ta on kuskil sulgpolli väljaku suurune. Ja kui seal on ladestised, siis ei saa hästi imenduda igalt poolt, eks ole. Ja paljude asjade imendumisega tekib üldse probleem, et palju me kätte saame. Nii et me võime sealt ainult 4-5% saada, aga vedelikud ja keelealused sellised keele all imenduvad, ütleme, toidulisandid. Need on kindel, et ja pikoühikud, see on nii väike ühik, et ta läheb otse rakku. Seal pole kandjat enam vaja. Nii et need on väga head asjad. Nii et doktor Liina Laudsik annab oma garantii vedelale magneesiumile. No ma annan garantii selles mõttes, et ma ise kasutan ja ma olen lugenud selle arsti, kes seda toimetab Ameerikas. Ta on ka praktiline arst olnud ja ta räägib tegelikult sama juttu, mis mina, nii et selles mõttes ma pean uskuma, sest ma usun praegu ennast. No, mingit kokkulepet reklaami ei teha, aga contamo.ee siis minge vaadake, leiate endale need magneesiumid ja mineraalained. Okei, sa paned siis magneesiumit ja
aga siis sinna paned ka soodat? Jaa, kui ma soodat juba nädal ei saa, siis mul hakkavad südamepekslemised, mul tulevad kõik asjad, sest ma tean, kõrvetised, kõik need on ununenud 25 aasta jooksul kõik, ma ei tea enam nendest midagi. Tähendab see, et mul nüüd südamega mul üks asi on, see on mul juba noorest peast saati, aga kõik need asjad, mis mul olid, need, kui vett ei saa, õiget vett, ma räägin nüüd õigest veest, ma ei räägi enam ammu veest, vaid õigest veest. Täna just helistas mulle üks inimene, kes küsis, et mida teha, kui inimesel on naatriumipuudus ehk hüponatreemia. Siis on inimene väga loid, ta satub EMO-sse, seal vaadatakse, isegi veres on juba naatrium madal, mis siis veel kudedest rääkida. Ja siis neile kantaksegi naatriumkloriidi üle ja kohe läheb see seisund ka paremaks, eks ole. Aga millest see tekib, kui me joome seda vett, kus mineraale ei ole? Eks ju, me lahjendame, kuidas see vesi meil liigub, ta läheb meil veresoontesse ta tuleb kudedesse, rakkudesse, kõik, millest ma räägin, toimub ühes rakus, mida meil on 50 triljonit, aga lisaks kuskil 100 triljonit bakterirakku vajavad kõike seda, sest me oleme ju rohkem bakter kui inimene. Meil on rohkem baktereid, kui meil oma rakke on, eks ole. Ja bakterid on üli tähtsad meie elus, sest nad tulevad põletikuprotsessi neid kas siis eksudaata või transudaata või ühesõnaga seda vedelikku, mis tekib põletiku koldesse, vedeldama oma eluhinnaga, et me saaks välja köhida aavast, et tuleks välja see vedelik, et turse läheks maha, eks ole, ja nii edasi ja nii edasi. Ja bakterite tapmine, mis on toimunud nüüd üle 100 aasta, ma ei tea, võib-olla läheb veel 100 aastat, et see lõpeks. Ometi me teame, kui tähtsad on bakterid ja me leiame neid igalt poolt. Käepinnalt, silmast, suust, nahalt, igalt poolt. Ja kui meil on näiteks kõht lahti ja väljaheitega tuleb meil kuskil 100 miljonit bakterit vähemalt välja, et need on kõik uuringud tänapäeval, siis me ütleme, et üks bakter tekitas kõhulahtisuse. Ei ole, vale keskkond, liigappeline keskkond. Samuti liigaluseline, kui me korraga joome palju aluselist bikarbonaati, sest keha tahab kogu aeg oma tasakaalu kõikides organites rakkudes hoida ja ta kohe reageerib ja seedetrakt reageerib kõhulahtisusega ja äärmuslikel juhtudel oksendamisega. Aga eelnevad sümptomid on siis iiveldus, kõrvetised, refluks ja valu. Jah. Siis kui on valu, siis hakkab juba limaskest auku sööma. Sa enne mainisid, et sina väga sidrunit enam ei pane, või... Ma alustasin kunagi sellega, et paneme sidrunit, sest siis kui see Roberto Young tuli siia Eestisse oma nendega, mina juba teadsin neid asju ja tema siis rääkis, et sidrun jätab aluselise jäägi, aga sidrunika on nii, et on sidrunappe, ta on üks energiaallikas, happe, eks ole. Äädikappe, sidrunappe, õunappe, merivaikappe, need on kõik energiaallikad sellised. Ja nad on kehas sooladena, mistõttu kui nad kontsentreeruvad, siis tekivad kivid, sapikivid, neerukivid, süljejuhakivid. Et sidrunist saab keha toota lõpuni nii-öelda energiat, kus saab energia, vee ja süsihappegaasi. Aga magusatest jookidest, nagu lastele antakse siirupid ja asjadest, ta toodab piimappeni ja kui see kuhjub, ehk me liialdame magusega, suhkur on väga vajalik, ta on energiaallikas ju, temast algab ainevahetuslik protsess, mis siis edasi läheb, et juba rasvadeni ehk rasvadeni lipolüüsini, jah. Et sidrun, kõik, mis on hapud asjad, need on kehale head, sest seal ei ole suhkrut palju, eks ole. Aga kõik, mis on väga magus, on kehale happeline, liiga happeline. Roberto Young tõi, see oli ka minule tollel ajal uus, see oli kuskil 2000. aastal. Aga uus oli see, et kõik need toitumise asi, ma ei ole toitumisterapeut ja söömisest, ma räägin inimestele põhimõtteid, aga ma ei ole spetsialist, nagu meil on väga palju häid. Et sidrunit võib alati panna, kes tahab, sest kui sa paned, ütleme nüüd sooda ja seal 1,5-2 liitri peale pool teelusikat soodat ja pool, mina panen Himalaia-sool, aga mul on ka keldisool olemas. Keldisool oli minu jaoks soolasem, mistõttu ma kasutan Himalaia-soole. Et mis ma nüüd öelda tahtsin, et kui sa paned sooda siis sidruni, siis tekib happe ja aluse reaktsioon ehk CO2 kihisemine, see ongi limonaad, soda ehk lemonade, eks ole inglise keeles, nimetataksegi sodaks. Ja kõik poeveed on samamoodi sodeeritud. Seal on HCO3 miinusmärgiga anion sees.
ja või seda pannakse, ma ei oska öelda, ja pöördosmoositakse veesid. Noh, ma ei julge nüüd lahtise suuga siin rääkida, aga ma arvan, et enamus põhjaveed on pöördosmoositud ja sinna on lisatud siis, noh, pöördosmoosiga sa saad täiesti puhta vee ja miks ta on oluline minu jaoks, ta võtab ära kolloidraua, noh, veest, raskmetallid, ta korjab kõik ära, nii et sa saad puhta keskkonna, mis teeb su tervisele ainult head, sest keskkond ju määrab. Kui me saame kogu aeg sisse selliseid aineid keskkonnast, mis meisse sattuma ei peaks, kaasa arvatud raskmetallid, mis blokeerivad ensüüme, nagu ma ütlesin, siis ei saagi keha ju terve olla. Ta kogu aeg võitleb, ta kogu aeg on võitlusseisundis, eks ju. Seda enam, et veel stress, hirm, mis kõik, noh, meedia kaudu üles puhitakse, noh, teadlik tegevusega, siis me ju kõik saame aru, miks see vajalik on. Aga kurb. Paneme lukku selle nii-öelda veeretsepti, et 2 liitri peale pool teelusikatäit soodat. 1,5 kuni 2. Okay. See on täitsa nii, 0,5 teelusikat soodat ja 0,5 teelusikat, mina panen siis mingit head soola, mitte valget naatriumkloriidi, jumala eest, mitte, see peaks üldse igalt poolt ära kaduma, see on, noh, rafineeritud valge sool, mis on väga soolane ja nii. Et siis tekib selline vesi või saame sellise vee, kus ei ole soolast maitset. Võt lapsed, kes on äärmiselt maitsetundlikud, tunnevad ära sooda maitse. Mis tõttu, kui ema tahab anda ja ta ei, noh, laps ütleb, et siin on vastik maitse, siis ma alati ütlen, alustage sooladest või tähendab mineraalidest. Ta ei tunnegi, et seal on. Aga kuna see kogu aeg mineraal ju küsib vett, et osmoos ongi vee liikumine mineraalide suunas ehk soolade suunas, siis joogijänu tekkimine on ju normaalne nähtus, sest sa pead oma keha vee vahetama ära, selle musta ära kasutatud vee, mis sinust väljub igalt poolt, ära kasutama. Noh, mõtle natuke, kui me ei joo. Higi hakkab haisema, sest ta seisab, ta ei saa vabalt voolata, eks ole. Rasu, meie loomulik kreem, looduslik, seda ei ole, nahk kuivab, tekivad ekseemid, kõik nahahaigused, eks ole, silm kuivab, vanematel inimestel tekib kiiresti kae, sest noh, ütleme see keha hakkab happelist pisarat ja happelist keskkonda silmas kaitsma sidekoe tekkega ja meie siis need läätsed seal sees tuhmuvad, mis on ju täitsa vesi selline ja me ei näe enam hästi, suu kuivab ja kui minna arsti juurde ja öelda, et mul kogu aeg suu kuivad, kui ta joob õiget vett, siis tavaliselt noh, väga paljud arstid ütlevad, et ilmselt on teil diabeet, et tuleb veresuhkur teha. Ja kui see on normis, siis ma ju mäletan ise, kui ma nendele küsimustele vastust ei osanud öelda arstina, siis ma nagu tundsin, et ma tahaks sellest inimesest lahti saada kiiremini. Aga nüüd, kus ma neid asju tean ja vähemalt osasid aiman ja oskan neid soovitusi anda päris laialt, siis ma tahaks aina rohkem ja rohkem inimesega rääkida ja talle aeglaselt ja rahulikult õpetada, mida sa peaksid tegema, et sa oleksid enamus ajast terve. See ei saa olla kogu aeg. Üles-alla, eks ole, õnn ei ole lõputu, augusolek ei ole lõputu, isegi siis, kui me midagi eriti ei tee, lihtsalt me oleme väsinud, me puhkame, sest me ei jõua. Keha ise korraldab kõike. No on ju? Jah. Ja toitumise kohta ka võib-olla natuke. No ma ei ole, aga ma põhimõtteid muidugi tean selles mõttes, et keha peaks saama toorit toite ja toorest ka bakterite jaoks, et neid hoida, sest mida rohkem on bakterid, seda tervemad me oleme. Ja bakterite toit on kiudained, eks ole. Et kui me toorest ei saa, siis bakterid jäävad hätta, neid jääb väheseks ja tänapäeval on juba ilmselt väga paljud inimesed kuulnud, et bakterid ei toimeta meil ainult soolestikus, vaid me siin tegime ühe podcasti, kus oli ka see doktor Ohira, nende nii-öelda probiootikumide maaletooja esindaja Sven Kabanen, kellega me rääkisime, kes väga kenasti selgitas ära, et bakterid ei ole kasulikud ja ei tee tööd ainult soolestikus, vaid nad toodavad inimestele vajalikke aineid eluks. B-grupi vitamiine, eks ole, ensüüme, mineraale, ühesõnaga bakterid on sama tähtsad, nagu nad on põllul meil, on ka inimese sees. Ja kui me räägime
energiakriisist ja kallist elektrist, eks ole, siis inimese puhul on haigus kallis energiakadu, eks ole, ja inimene jääb haigeks siis samamoodi ja on keeruline, tal kulutab palju raha, on see siis mööda arsti juures käimist või tervendajate, sest ega keegi ei saa ju ilma rahata tööd teha, eks ole, et arsti juurde ta on justkui näiliselt saab ilma rahata, aga ta ju maksab makse selleks, eks. Et minu jaoks algab veest kõik, sest vesi on 70–80% inimesest kõik on vesi ja see peab vahetuma ja kui ta ei vahetu, ehk me ei saa juua korralikku Rakula omast vett, siis esiteks tekivad tursed, keha hoiab oma vett kinni, vere liikumist, ei ole, veri hoiab ju viimse surmatunnini ennast korras ja kui seal on juba tugevad muutused, siis on ka mingid tugevad kaebused inimesel. Aga meil on ka teised koed peale vere. Veri on ainult see kude, mis on nii-öelda transportkude, ütleme, viib, toob, eks ole, neerutes tehakse, võetakse vesi välja, eks ole, tuleb uriinina, kui on liiga happeline keha, tuuakse happeid välja, siis arst ütleb, et või õde või kes seal on, ütleb, et teil on hästi happeline pH on 5, eks ole, oksalaat, uraate on, need on happelised soolad, keha toob neid välja, et oma tasakaalu hoida. Kuulen, inimene tuleb, räägib mulle, öeldi, et ma ütlesin, küsige, miks teil need soolad on seal sees? Ei osata vastata sellele, sest ainevahetust ei ole selgeks tehtud. Et mul oli see lihtsalt lemmikteema, ma 4. kursusel hakkasin arstitudengina juba huvi tundma ka vee ja elektrolüütide vastu, sest minu õppejõud tollel ajal seal veresoontekirurgias, kus ma ka töötasin, oli professor Henno Tiko, kes kinkis mulle venekeelse sellise raamatu vee ja elektrolüütide ainevahetus ja mulle kohutavalt meeldis see. Ja anestesioloogina oli see kõige tähtsam tööriist, mida sa kannad üle, millist vedelikku, millist soolaga või millal glükoosilahust, millal plasmat. See on kogu anestesioloogia ja ütleme intensiivravi alus. Aga toitumise koha pealt, et mida vältida, mis need põhiteemad on? Ma ise olen nüüd selleni jõudnud, et tegelikult võiks kõike süüa. Kõike vältida. Jah, ei. Et näiteks laktoosi ja gluteeni talumatused ja need talumatused on mulle, ei meeldi mulle. Sellepärast, et vaadake, bakterid toodavad ensüüme, ka proteaase, mis lõhub gluteeni, ka laktaasi, mis lõhub laktoosi ehk piimasuhkrut, eks ole. Ja kui meil ei ole baktereid, kui me juba lapsest peast hakkame iga 2-3 kuu tagant laste nohust ja köhasid, mis on 2-3 päeva kestnud ja vanemad ise lähevad arsti juurde, siis pannakse ju antibiootikumid. Ehk surmatakse baktereid, kes on vajalikud selleks, et toota ka ensüüme, eks ole. Ja kui neid ei ole, siis tekivadki kaebused ja alati on vaja mõelda, miks see kaebus on tekkinud. Kogu aeg peab arstil olema küsimus, miks? Miks, kui ma ei tea, siis ma ei oskagi öelda, kui ei tea, sest ega biokeemia ja füsioloogia oli mul ka lemmikala, ma sain ta isegi ilma eksamita ära, sest mul olid seal kõik 5. See ongi alus, inimese tervise alus. Vaadata füsioloogiliselt, kuidas ta toimib, mis on, eks ole, aga biokeemia on nii raske ala, et selle selgeks saamine peab toimuma minu arvates kellegagi, kes on juba selle selgeks teinud, nagu meie õppejõud oli. Ta rääkis 70. aastal seda juttu, mida mina räägin, professor Aili Paju. Ja sealt ma sain juba selle teema, saad sa aru, siis juba hakkad sealt seestpoolt uurima, et kuidas see siis tegelikult käib. Aga see on keeruline, väga keeruline. Arstiteadus on üldse keeruline. Mida sa ennem ka mainisid. Ma ütleksin nii, et ma olen jõudnud selleni, et võib kõike, aga et kasulik oleks teada saada, et oleks vaja, kas soolestik on korras, aeg-ajalt soolestiku puhastust teha, aeg-ajalt, kui on soolestik korrast ära, on ka meil parasiite, see on ju ammu teada, et me ei erine loomadest mitte kuidagi, eks ole. Kui keskkond on vale, siis parasiite ka tuleb. Et parasiititõrjet, kui kuskil keegi ei ütle teile, mis teil seal sees tegelikult toimub ja mis mulle väga on meeldinud niisugused savitabletid, kus on ka looduslikke aineid sees.
mis ütleme, mida parasiidid ei taha ja savi paisub meie soolestikus, eks ole, absorbeerib igasuguseid ütleme mürke ja siis ta nagu tõmbab seda sooleseina puhtaks niiviisi, 2-3 nädalat teda võtta ja saab soolestiku puhtaks ja kui nüüd imendumine hakkab toimuma, siis hakkab kõik hästi toimuma ja bakterid hakkavad hästi elama. Nii et allergiad on ka ju vale keha nii-öelda märk sellest, et immuunsüsteem ründab meid, et me hakkame kohe allergeene otsima, eks ole, keelama toidud need, aga ma olen ju ise näinud ja oma kodus näinud, et kui allergia on seal maasikate vässide peale ja korda teha ja hakata jooma, siis kaovad need asjad kõik tasapisi, see on kõik tasapisi protsess ja ma enam ei keela, suurt midagi, muidugi ma hoidusin, ma ise ei joo piima, lihtsalt sellepärast ei joogi, et ta ei ole meie rassi, meie inimpiim, eks ole, et ta on teistsuguse valgulise koostisega ja teistsuguse aminohappelise järjestusega, eks ole, et me peame väga hästi lõhkuma seda ja kui me ei saa lõhkuda ensümaatiliselt, siis tekivad valed nii-öelda valgumolekulid, eks ole, või need aminohapete järjestus on vale ja immuunsüsteem jälle ründab, et tekitada probleemist lahenemine. Söömine, me kõik, ma ise tean praegu, kehakaal on tõusnud, ma ei saanud liikuda, kui sa ei liigu, siis peaks kaloreid vähem saama, aga kuna me saame suht tühja toitu selles mõttes, et meil ei ole õigeid asju sees, siis me tahame rohkem ja rohkem süüa. Ja muidugi see kaasaegne toitumine, kus on kiirtoit ja jala peal sööd, et see on väga kole. Olen ka ise seda kasutanud, aga nüüd olen püüdnud küll täielikult hoiduda sellest. Ma olen vist aastas korra ühe hamburgeri küll söönud, lihtsalt on tekkinud kiisu niisuguse asja järele. Muidugi, siis peab sööma, kui sul on. Jah. Aga siin raamatus oli ka, et aluseline toitumine, et mis see nagu tähendab? Aluseline tähendabki seda, et see põhimõte on see, magus on kehale happeline, aga see ei tähenda, et teda üldse süüa ei või. Liigne magus on kehale happeline, sest ma ütlesin, temast tekib piimhape ja kui teda ei saa ära põletada ehk oksüdeerida lõpuni, siis me hapestume ja ei saa energiat kätte. Kõik, mis on hapukapsas, hapukurk, eks ole, eriti fermenteeritud asjad on ülivajalikud selleks, et saada loomulikul teel baktereid kehasse, eks ju. Nüüd neid siis toita, selleks on siis toortoitu vaja, eks ole, ja ütleme, et ma ei tea, palju on. Üks Šveitsi uuring ja ühes raamatus ma tõin selle ka välja, oli see, et toituainetes mineraalide sisaldus ja vitamiinide sisaldus on, puutunud peaaegu olematuks. Nii vähe on, et me ei saa neid aineid kätte ja siis me hakkame kasutama toidulisandeid, mis paljud üldse ei imendugi, nad ise muutuvad meile nagu võõraks kehale. Et see on väga keeruline, mis praegu on ülikeeruline. Aga oletame, kui tuleb keegi teie juurde nagu murega, et ta on haige, on ju. Mis need nagu põhineed talad on, mida sa nagu küsid või vaatad, ongi vesi on põhiline, on ju, aga mis need nagu veel olulised kohad on? Nagu ikka, seda on ju igas raamatus, kes tervendamistest kirjutavad, on ikkagi elustiil, eks ole, sest meie haigused on epigeneetilised ehk geenidest ülesed, geeniülesed, selle tõttu, et me oma toitumise elustiiliga lülitame geene sisse ja välja üldse, eks ole, nii et see on keeruline teema üldiselt, et praegu surutakse väga palju geneetilisi haigusi meile peale, aga palju seal siis päris geenihaigusi on ju ka olemas, eks ole, Downi sündroom ja kõik nii. Aga siis on ikka see, et kuidas te sööte, mida te sööte, eks ole, magusaga tegelen kõige rohkem. Ütleme, et inimese kehakaal näitab ära, mis on. Et kas ta on vähe liikunud, kas ta sööb valesti, eks ole, mõni ütleb, ma liigun, ma söön, aga inimene kipub nagu natuke ise endale ka valetama. Ma ju ise näen seda. Kuidas ma olen juurde võtnud, kui ma sõin palju magusat ja ei saanud liikuda. 2 kuu pärast hakkas kaal minema kilo ja nädal ja kilo.
ja noh, loomulikult, mis on stressi teema, see on keeruline teema, sellepärast et kõik haigused on psühhosomaatilised, sest keha saab oma emotsioonid, eks ole, läbi emotsionaalse aju ja siis läbi ainevahetuse, kus reguleeritakse, mida suurem tempo, seda raskem on ka ainevahetusel, eks ole. Nii et selles mõttes sa tegid siin selle intervjuu alguses väikse, mingi minutilise meditatsiooni, juba see on hea. Kui vähe on vaikust, kus me peaks olema, eks ole. Autoga sõidetakse, tümps on põhjas, eks ju. Infot on nii palju, et isegi täiskasvanu ei suuda sellega enam midagi teha, eks, sest sa saad seda igalt poolt. Et ma olen ise ka see, kes tahab infot saada, aga ma olen nüüd ära blokeerinud selle, mida ma ei taha saada. Ma ikkagi võtan ainult seda, mis mulle sobilik on. Et kõige raskem on inimeste puhul, kui nad tulevad kaebustega just see stressi teema. Aga sina ju tegeled ka minu teada hingamisega. Et hingamise puhul me, sa tead sellest võib-olla rohkem kui mina, on vegetatiivse närvisüsteemi nii-öelda parasümpaatiline, eks see rahustav, eks see piduri pool, selle esindaja ongi uitnärv. Ja kui sa nüüd hingad, siis sa liigutad seda ehk aktiveerid seda, selle diafragmaga, eks ole, ehk sa rahustad oma keha, eks ju. See ei ole naljakas, kui arstid kirjutavad, ma olen ju lugenud, kui ma seal olin, eks oli, irvitavad selle, sõna otseses mõttes irvitavad selle üle. Et kuidas seda küll saab nii teha, sest et rahvad on ju ikkagi looduses elanud ja kõike seda tajunud ja ma ütlen, et siin raamatus ma olen need natuke välja toonud, et mul on vana sõnu, aeg parandab haavad, eks ole, aeg parandab ka haigused, mitte arst. Arst aitab näiteks haavade lähendamisel, kui ääred on, eks ole. Arst aitab, nagu öeldakse, et arst lahutab su meelt seni, kuni loodus sind parandab, eks. Tegelikult ju nii on, aga ma ei räägi suurtest operatsioonidest, kus meil on kulunud liigesid ja on vaja ja igasugused südame, super, kui on inimene jõudnud siia, siis paljud inimesed usaldavadki ja arvavadki, et arst annab tervist. Jah, ta annab nende asjadega tagasi, aga mina räägin krooniliste haiguste ravist. Seda ei saa üldse heaks pidada. Sest seal on inimene oma vastutuse ära andnud arstile ja arvab, et see rohi tal võtabki valu kohe ära ja ta peabki seda võtma nii kaua, kui valu põhjus on selgeks tehtud. Kas meditsiin teeb seda, ma ei oska öelda. Muidugi teeb, vaatab, kas haavandit ei ole, eks ole, seetetraktis ja niiviisi ta ohkas südamest näiteks siin on, eks ju, näed, keha rahuneb, käivitub parasümpaatiline, see, mis hingasega käivitub ja inimene on tead selliselt loodud, et see sümpaatiline, see nii-öelda see, et see prevaleerib. Kõik sul sümpaatilist jõud on kõikides kudedes, eks ole, igal pool organites. Aga parasümpaatiline on niisugune viletsalt esindatud, mis tõttu kogu aeg on tähtis, et kas sa hingad või teed, sa võid ka ise selle ära õppida, eks ole. Aga need, kes on seda asja õppinud, annavad sulle nõu. Ja vot see on asi, kus nimetatakse siis, kus on nüüd on mõnus hakata rääkima, et see on uhuu. Me ei räägi ju, et keegi teeb sulle, et sa just hingamisega võtad inimese infarkti ära või eks ole. Seda ka loodus parandab, et kuidas sul need sooned on ja seda saab parandada, et sulle pannakse sinna niisugune stent või võrestik, et eks hoida lahti, et enam ei tuleks infarkti ja nii. Aga see on ikkagi elustiil, eks ole. Ja kõige õudsem on stress. Ehk sul ei ole ju päevagi, kus sul ei ole stressi. Stress on iga asi. Sina tulid täna minu juurde, see on ka stress. Sõitsid, vaatasid kella, et äkki ootab, eks ole, kuidas me saame, kuidas kõik kujuneb. Ükskõik, lähed hommikul, pead minema, lähed tööle rutiinselt, jood kohvi, lähed tööle, tuled tagasi. Aga ühel päeval pead minema arsti juurde hommikul. Öeldakse, et uriinianalüüs. Siis sa lähed vetsu, sa unustad ära, sest see ei ole su igapäevane rutiin, see ei ole sinu alateadvuses kogu aeg, eks ole. Me elame alateadvuse peal ja alateadvus on nii võimas jõud, et kahtepidi, laps sünnib siia maailma, tal ei ole mingit kogemust, ta ei karda mitte midagi ja ta hakkab nüüd elus kogema, lõikab noaga sisse, eks ole, kogemus, seda ma enam ei tee ja
nüüd, kui veel hirmutamine juurde tuleb, oi, politsei viib su ära, kohe arstitädi teeb sulle kohe suure süsti, kui sa nüüd nii oled, siis me lihtsalt programmeerime pidevalt tema alateadvust halvas mõttes. Ja kuna lapsel ei ole veel arenenud see teadlik aju siin ees, nii et ta suudaks pidurdada seda alateadlikku protsessi, siis täpselt samuti vanematel inimestel, kui see on juba nii-öelda elu jooksul pihta saanud selles mõttes, et narkootilised ained, uinutid, rahustid, eks ole, stress ise hävitab seda ajukude siin ees, mis pidurdab meie emotsionaalse aju ehk alaaju ehk selle alateadliku aju tegevust. Et sellepärast me olemegi intelligentne olevus, et me suudame oma tundeid ja väljendust reguleerida, mitte hüpata, ma olen seda nii palju rääkinud, et koer tuleb sulle, hüppab ja lakub sind, eks ole, aga sina ei tee, kui sul ema või isa või sõber külla tuleb, eks ole. Et me suudame pidurdada ennast oma intelligentse ajuga, sellega. Muidu me oleks täpselt nagu loomad. Ja kui me alkoholiga näiteks liialdame ja joome ennast purju, siis me olemegi nagu loomad. Kaob kontroll ära. Kas sa oled muidu vabastavat hingamist ka teinud? Spetsialisti juures ei ole kahjuks. Jah. Mida mina ka kuulajatele võib-olla soovitan, et kui ongi selline pingeline aeg või stress tugev, et vabastav hingamine nagu väga-väga aitab ikkagi, et ta reguleeribki närvisüsteemi ära ja aitab neid emotsioone vabastada ka, mis muidugi ka ju pingeid ja haiguseid ka tekitavad. Inimesed hakkad ju su juures nutma tihti, eks ole? Väga tihti, jah. Et ja kõik mentaalsed pinged, energeetilised pinged ka muidugi on ja traumad ka ju tekitavad haiguseid. Absoluutselt. Et alati tekivad sümptomid, eks ole, ja sümptomi taga on nüüd probleem, mida saaks kiiresti lahendada. Kui sellega soovitakse ja osatakse tegeleda, eks ju. Et aga üks asi, mis mulle hästi vastukarva hakkas käima, kui mina olen suur füsioteraapia ja ravikehakultuuri pooldaja alati olnud, eriti füsioteraapiat ja meil seal Jüri Tervisekeskuses oli ka väga, minu meelest äge tolle aja kohta äge füsioteraapia kabinet, kus olid ka toredad aparaadid sees. Et mõningaid asju meil ei lubatud, mida ma oleks tahtnud, aga diadünaamilised voolud oli väga hea ja niiviisi me tegime ka inimestele. Ja vot siis kaotati see ära, selleks tasuliseks, eks ole, kohe oli näha, kuidas vähenes, eks ju, inimeste käimine. Siis mingi aja pärast taastus, see oli vist 3 korda, 3 euro, ütleme praeguses vääringus 3 eurot oli kord, eks ole. Aga inimestel, neile tundus, et nad võiks seda ilma rahata saada. Ja siis hakkasid kõik, ma ise tegelesin ju vibrakustilise teraapiaga, ehk siis väga kaua ja neid tulemusi oli lihtsalt rõõm näha, mis seal oli, nendest ma olen ka kirjutanud üks inglisekeelne raamat ja 2 raamatut Elit ja tervendav jõud ja siis oli veel stress ja heliravi. Et ma käisin ka ülemaailmsetel kongressidel, kus ma ka inimesest üldse selliselt rääkisin, nagu ma sulle praegu ja siis tõin selle vibroakustika sinna juurde, kuidas ta siis oma vibraga, meil on kindlad vibratsiooni sagedused, millega ma ravisin ja need tegin, et see huvitas inimesi ropult. Ja seal oli igasugused teadlasi ja professoreid, kes ei olnud kunagi nii mõelnud. Ja siis ma mõtlesin, et ma oleksin võinud rikas inimene olla ja tegeleda sellega, aga mulle meeldis ikkagi nagu rohkem olla arst ja mitte ringi seigelda kogu aeg. Aga iseenesest see oli ka väga just laste igasugused niisugused funktsionaalsed närvisüsteemi häired nagu tikid, olid nad neist näos või kehas või köhatasid kogu aeg või unehäiritega täiskasvanutel oli raskem, lastel oli kergem ja ka öised voodimärgamised, pooled said, pooled ei saanud, sest see sõltub, kuidas sinuga vanemad kodus on, eks ole, milline pinge lapsel peal on. Et väga paljud on ju pandud paljudesse ringidesse, et neil vaba aega üldse ei olegi seda iseenda jaoks, et küll muusikakoolid ja spordikoolid ja endalgi on olnud. Aga kui laps on selline natukene kardab või niiviisi, et tal peab kõik hästi olema, siis ta on pideva pinge all. Natuke keha kohta ka, ma veel lisan natuke selle hingamise kohta ka veel, et mul on olnud väga palju kliente, kellel on kehalised valud
ja nad kas 1 või 2 hingamisega saavad ka oma valudest lahti nagu, et ühe korra tuli hingama mees, kellel oli põlvevalu olnud 5 aastat, väsimusvalu niuke ja pidevalt valuvaigisteid võtnud ja jah, hakkas hingama, tegema seda vabastavat hingamist minu seal grupirännakul ja tundis, et hingamise ajal nagu põlv hakkas täiega valutama ja peale hingamist Just. Enne põhimõtteliselt hakkab oli valu. valutama ja siis läheb ära. No vot see ongi see, et sa peale selle, et sa nervus või seda, mitte nervus, vaid uitnärvi nagu stimuleerid, sa annad ju kehale rohkem hapnikku. Sa paned kopsu tööle nii, nagu ta peab. Kops hingab ju pindmiselt. Me hingame ju pindmiselt, eks ole. Aga kopsu need välised osad jäävad kasutamata, ehk siis hapnikku tuleb vähe kehasse. Aga hapniku puudus ongi haiguste ainus põhjus. See ongi see liighappelisus, mis tekib. See ongi energiakriis, et me ei saa hapnikku ja hingamisega saame. Ja tohutult paljud inimesed, kui ma veel vibroakustikat tegin, käisid mu juures, kes ütlesid alati, kui neil on mingi probleem, nad hakkavad kohe hingamist tegema. Alati. Teadlikud inimesed olid ka väga tuntud inimesed ja kõik, et nii, seda oli alati rõõm nagu kuulda. Et sa annadki hapnikku. Ja ka need kõik emotsioonid ja need ka kõik talletavad ju keha tasandile. Absoluutselt. Ja kui hingamise ajal need läbi elada, siis see pinge lihasside kuidagi ka nagu vabaneb ja siis ka nagu aitab niimoodi. Jah, sest lihas hakkab ka hapnikku saama, kui lihas on liigappeline, siis ta läheb lühikeseks ja hakkab, siis tulebki see ise tõmbavad nagu lihased, ise sa nagu tahad olla, sul on kõik lühikesed, valulikud, eks ju, ja lihas kinnituskohad ehk liigeste piirkonnad hakkavad valutama, mida me peame siis liigeste haiguseks, tegelikult on lihas kinnituskohad, et luu ümbris on valulik kude, mis annab meile valu teada ja see tegelikult mu eesmärk ongi olnud, et kirjutada emotsionaalsete pingete tagajärjed füüsilises kehas, eks ole. Ja kui me õpime teadma, et iga probleem, iga valu, ükskõik mis meil on, iiveldus, kõrvetus, peavalu, lihasvalu, kõik on seotud siis liighappesusega kehas, siis me saame seda ka muutma hakata. Sa küsisid enne mu käest, et millised on happelised toidud ja kõik. Et kõik magusad toidud on happelised ja siis on seal veel, ütleme seal juust ja kõik, aga ega ma ei ütle kunagi, et neid ei tohi süüa. Millegagi ei tohi liialdada tegelikult, eks ju. Aga mina arvan siiski, et ka tänapäeval võib kõike, ma ei mõtle, saad sa aru, ma mõtlen ikkagi sellist toitu, mida ma heaks pean, eks ole. Ja loomulikult, mida mahedamat saaks, aga ma enam hästi ei saagi aru, kust väga saaks, et jah, sa rääkisid, et sa tegeled selle permakultuuriga, super, aga meie mullad, meie põhjaveed, kõik on rikutud inimahnuse tõttu. Ja jah, see oli ka järgmine teema, et ennem ka mainisid, et meie toidus ja vees ei olegi neid toitaineid, on ju, aga et milliseid lisandeid võtta. Ma tean, et D-vitamiin on ju, on see, mida sina nagu... No mul on palju inimesi olnud, kes on toortoitlased, et nad mitte on olnud, vaid ma olen kohtunud nendega mingitel loengutel või kuskil ja nad ei võta, et nii on õige, jah, see on hormoon, jah, aga ma olen ju juba D-vitamiini temaatika tegelikult tõin mina Eestisse. Ja see oli nüüd vist juba 10 aastat tagasi, kui ma oma kõikidel patsientidel, kes minu juures käisid, määrasin D-vitamiini, mida meil üldse ei tehtud. Ja siis oli norm, kuulan nüüd hästi, 400 ühikut, eks. Keegi ei kontrollinud, keegi ei küsinud, palju sul D-vitamiini on, inimesed olid väsinud, ära närtsinud, näed kohe. Ja kui ma nägin neid D-vitamiinide arve, siis see oli mulle ikka täielik šokk. Ma ise endal ei teinud, aga nüüd mul siin korra tehti, mul oli korras ja siis oli norm 50 kuni 250 nanomooli liitris. Ja siis, kui ma hakkasin D-vitamiini propageerima, määrama ja igasugustest põletikulistest haigustest, kui nad võtsid korralikus annuses, said nad ilusti terveks, sest ta on põletikuvastane, aga tal on väga palju toimeid, ta on ka vähivastane, et ei tekiks vähikoldesse oma vereringe, et ta takistab seda, sest siis hakkab ju veel rohkem, eks ole, arenema vähk.
et siis muidugi jälle tuldi ja käidi mulle igalt poolt peale ja seal fabritseeriti üks kaebus Terviseametisse ja nii edasi. Aga siis tuli ka Synlabi mingi kas ma ei tea, kes ta oli mingi laborijuhataja või keegi ja ma rääkisin talle kõik selle D-vitamiini lahti, kuidas ta on kolesterooliga seotud, kuidas kolesterool on kõrge, kui D-vitamiin on madal ja kuidas me siis hakkame kolesterooli maha lööma ja mis siis juhtub, eks ole. Ja ta ütles, et oi, see on küll nii ja selge jutt. Ja tõi mulle veel Kreeka pähkleid palju ja siis ütles, et jah, et ma kutsun kokku spetsialistid. Ja siis me arutame seda, et tõstame normi. Ma veel mõtlesin, et kes need spetsialistid on, kes biokeemiat hästi tunnevad, aga kindlasti neid on, sest ka laboritöötajad on väga targad. Ja siis tuli see teade, et nüüd on 50 tõstetud normi inimesel 75-le, ehk siis rohkem kui 75 ja 2 päeva pärast kadus ülevalt ära 250. Mida kõrgem D-vitamiin, seda energilisem on inimene. Ausalt helistasin ja küsisin mitmelt inimeselt, öelge siis, kes see on. Ravimiamet keskis selle maha võtta. Nii et kui 76 on, siis öeldakse, et kõik on korras. Minimaalne. Ja toortoitu ja üks oli, kes ütles, et ta ei vaja, et tal on energia üleval. Ma isegi saan aru, et D-vitamiin on neil madal. Aga kuna nad saavad õiget toitu, elus toitu nii palju, eks ole, siis neil ei teki sellist äravajumist ehk auku langemist. On veel midagi sellest rääkida. Vaata, kolesteroolist keha toodab D-vitamiini ja kuna meile kogu aeg räägitakse, et inimesed elavad ju selle teadmisega, mis neile meediast tuleb, see on nagu pähe kulunud, sellega te seda, palavik võtta alla seda. Ja nüüd D-vitamiini võtad siis, kui on R-täht kuudes, eks suvekuudes ei ole R-tähte. Ja nüüd, kui inimene päevitab, siis see pruun on kaitse liigse ultraviolettkiirguse eest, saad aru? See on loomulik looduse kaitse, et me ei saaks liiga palju ultraviolettkiirgust. Aga ultraviolettkiirguse toimel tekib D-vitamiin meie nahal. Ta ei saa seda suvel tekkida ja sügisest on kõik haiged, sest sa oled elanud madal D-vitamiiniga. Siis on gripid ja asjad kõik, eks ole, mis me räägime, aga lihtsalt inimene on haige. Ja ma olen siin ühes raamatus kuskil ka kirjutanud, et Hippokrates, keda me peame meditsiinisaks, on ju ka öelnud, et haigus on see, kui keha hakkab ennast puhastama oma ütleme toksiinidest või kõigest sellest, mis seal olema ei peaks, sest kehal on selline omadus, et kui ta kõike ei jõua korda teha, siis ta paneb selle sidekoesse ehk ta moodustab rasvarakud. Ja rasvkude on siis nagu tegelikult energeetiline kude, seal on ka palju nii-öelda põletamata või oksüdeerimata happeid, et hoida keha tasakaalus, eks ole. Ja seal on ka igasuguseid nii-öelda toksiine. Ja kui nüüd hakkame keha puhastama, alustame ükskõik, kas sinu selle hingamisega või põhiline veejoomisega, siis hakkab kohe probleem. Eriti, kes on ülekaalulised, sest rasvkohest hakkab see nii-öelda solk välja. Ta ei ole solk, ta on ikkagi, enamus on seal liigappelised ained, mis on jäänud hulpima ja võivad tekitada meile siis probleeme. Näiteks neerukivid, sapikivid, mis on nüüd liigappelise keha tagajärg, eks nad on sooladena seal, siis kui hakata aluselist vett jooma ja tugevalt aluselist teha, siis need kaltsium eraldub sellest kivist ja need kivid tulevad pehmelt välja. Mul just hiljuti oli üks patsient, kellel olid neeru- ja sapikivid ja kutsuti siis lõikusele ja hakkas seda tegema. Ma ei mäleta enam, kui pikalt enne lõpuks. Ja siis ta helistas ja peaaegu, et ma ei tea, lendas seal, ütles, et mul ei ole enam kive. Ja nad tulevad nii välja, et ei tunne, sest nad lähevad niisuguseks plastiliseks ja ei tekita valu. Kui kivi on kõva, siis see on pehme. On veel mingid lisandid, mida nagu võiks? Mis mulle väga meeldib, on metüülsulfonüülmetaan ehk MSM, mida on pulbrina ja mida on ka kapslina. Sellepärast, et väävel on ülioluline aine meie kehas. Väävli külge seovad, väävli disulfiidsidemete vahele seovad ennast ka raskmetallid, mis ei peaks meie kehas üldse olema. Ja nad viiakse siis erinevate teede pidi välja, sapiga ja ma ei tea, uriiniga, aga näiteks plii väljatoomine võib ka keel mustaks muutuda.
et noh, ta toob välja. Ja mina olen ise mõelnud, ma ei tea, ma ei ole seda kuskilt lugenud kunagi, et kui ma vaatasin insuliini molekuli, siis seal sees on ka väävel. Et väävli puudus võib olla ka põhjus insuliini vähese tootmise, noh, võib-olla põhjuseks insuliini väheseks tootmiseks. Et ma ei tea, miks mulle tundub nii, väävel on väga oluline aine, et vanasti öeldi, et joo ositeed ja eks ole, et liblikõielised ehk siis kapsad asjad sisaldavad ja kõik muna, eks, kui kanad ei saa enam seda toitu, kui maapinnas pole enam baktereid, kes väävlit toodavad, eks ole, siis ongi väga suur probleem. Seda võib sinna vette ka panna või pigem mitte? Jaa, musta soola ma vahepeal kasutasin kohe tugevasti, panin 1 või 2, noh, ta on tugeva maitsega, väävel on selline nagu, noh, tead küll, nagu pahaks läinud muna, eks ju. Et siis seal on ka väävel siis sees, et selles mõttes vaata, tuleb aru saada, et paljudel inimestel on väga suur maguseisu. Ja see on alati mineraalide puudusest. Ja kui ta hakkab nüüd õiget vett jooma, kus on mineraale sees, nagu noh, öeldakse, et Himaalaja soolas on 84, aga see pool teelusikat loomulikult ei täida tema päevast mineraalide vajadust ja kehal on mineraale võimalik igalt poolt välja tuua, kui on palju. Maitse või proovi oma igi, see on jumala soolane. Ja kui sa oled liiga appeline, siis su pisar läheb hapuks, sul hakkab silm, noh, kipitama, nurgad lähevad katki. Ja kui sa oled liiga appeline, lähevad su suunurgad katki, hambad lagunevad, luud lähevad õredaks, eks ole, noh, kõik toimub. Ja kui sa korda teed, saavad need asjad ka korda. Et kui meile armastatakse rääkida, et luu õrenemine on möördumatu protsess, siis mina ikka küsin, aga kuidas siis luud kinni kasvavad? Minu 93-aastasel vanaemal, ta kukkus trepist, murdis luu, 2 luud ja mõlemad kasvasid 2 nädalaga kinni. Et see näitabki inimese sellist seisundit, saad sa aru? Kuidas paranevad asjad, kuidas nahal paranevad, kuidas haavad paranevad, see ongi keskkonna näitaja. Ja kui väliskeskkond ei suuda toetada seda, et meie sisekeskkond oleks korras, siis me oleme haiged. Kuhu muidu nagu üleüldiselt meditsiin liigub või kuidas sa nagu tajud seda, et kuhu me liikumas oleme või inimese tervis üleüldiselt nagu, et no ma ei näe seal praegu midagi positiivset, et esiteks inimestele blokeeritakse arsti juurde saamine, inimesed tahavad arsti juures käia, eks ole. Nüüd õed ja apteekrid on nagu asendatud arstidega, et kui meie ajal, noh, ütleme seal vaksineeriti lapsi, siis ma ei tea, pidid vaktsineerimise õed, kes olid igast kursust läbi käinud ja raskelt mitte midagi ei tohtinud keegi teha, siis nüüd soovitatakse kõike juba apteegis teha, eks ole, ja vastu võtavad õed ja arsti juurde saab, noh, ma ei tea siis, kes ja kuidas, et noh, vähemalt need kogemused, mis minul on ja väga paljud ju räägivad seda, et ega siis keegi muidu ei tulekski. Et keeruline, et ta läheb aina ravimpõhisemaks, aina uuringute põhisemaks. Noh, näiteks et helikobakterid, mükoplasma, klamüüd ja borrelioosid, eks ole, noh, pidevalt diagnoositakse, kui meie keha on vale, siis need bakterid, kes tahavad selles keskkonnas elada, kus on happelisem natuke, ongi need, keda me pahadeks nimetame, eks ju. Streptokokk ja kõik nad teevad midagi jälle seal, noh, ma ei oska öelda, kas ma täpselt tean seda, mida, aga noh, helikobakterist arvatakse, et ta kaitseb näiteks söögitoru vähi eest. Ta tuleb makku, eks ole, meil määrame uuringutega, kõigest testidega ja siis hakkame 2 antibiootikumi ja 1 maokaitsega, et siis soolapet blokeerima, mis viib meie valkude ainevahetuse hukka, tapab baktereid, kes toodavad meile tähtsaid aineid, et ma ei näe selles mitte midagi head praegu, mul on nii kurb seda öelda. Ma mõtlen, see just see ravi, ma ei räägi teistest protsessidest. Ma ei räägi sellest nii-öelda suurest, kus me peame vahetama, midagi juurde panema, see on, noh, muidugi viimase peal kõik. Natuke selle kohta ka, võib-olla see on natuke hell teema või nii, aga et oletame, kui meid kuulavad lapsevanemad, on ju, ma arvan, et neile nagu soovitatakse teha need kõik vaktsiinid ära, on ju, mida nagu põhimõtteliselt nagu saadaval on, et nagu ma ei tea, kuidas sinu hoiak nagu sellega on, kas need kõiki nagu peaks tegema? Tead, ma räägin sulle lihtsalt seda, et tänapäeval ei saa väga rääkida vaktsiinidest, siis tullakse sulle, ma ei tea, pussnoaka kallale. Aga
kunagi ma ei ole ühtegi eessõna kirjutanud vaktsineerimisraamatutele, nagu mulle ette heideti, vaid ma olen kirjutanud kommentaari ühele eessõnale. Ja mulle pakuti ka, et lähme sellega kohtusse. No kohtusse on üldse kõige mõttetum tee minna. Aga ma olen alati küsinud seda, me ei tea kaugtulemusi, sest nendes on sees aineid, mis meie kehasse ei peaks sattuma. Ja see on minu jaoks kogu küsimus. Kas inimesed peaks läbi põdema lastenakkused? Ma arvan, et peaks. Ma ei tea, vähemalt ma olen igast raamatuid lugenud ja kõike. Et need haigused ei olnud tapvad, aga meile räägitakse, et kõik lämbusid seal läkaköhasse ja ma olen kõik need läbi põdenud. Ja mäletan punetisi, mäletan päris väikest peast. Mumpsi, punetisi, tuulerõugeid, kõike mäletan. Aga muidu olen ma olnud terve inimene. Et harva on olnud sellist tõsist haigust. Angiinid kunagi olid, aga siis ma ei teadnud veel. Kui ma ei olnud veel teadlik just õigest veest. Köhisin kogu aeg, jalad olid paistes, valutasid, ma ei tea, süda tegi, mis tahtis, vererõhk oli laes. Võtsin ühte rohtu, täna homme teist rohtu, arstina ma sain seda teha, eks ole. Aga siis, kui ma esiteks puhta vee joomise juurde jõudsin, pluss siis mineraalid ja aluselisus, siis ma umbes 6 kuu jooksul muutus kõik minu kaebused ja hiljuti mul mees just ütles, ta on eluaeg soodat tarbinud, ka siis, kui alkoholi tarbiti, tema vanemad, minu vanemad, minule lapsena anti alati piimmesi sooda, ma mäletan. Ja kui ma vanaema käest küsisin, et miks sa seda soodat sinna sisse paned, kui ma haige olin, siis ta ütles, see teeb rinnad lahti. Ja siis ma mäletan, oli meil täitsa noori tüdruku oli üks, mul tuleb praegu ta nimi meelt, üks apteeker, kes rääkis tihti ravimteedest ja niiviisi raadios. Ja siis ma mäletan, kui ta ükskord ütles, et ja pange sinna natukene selle lusika otsaga soodat ka sisse. Ja siis ja soodat ma olen ammu tarbinud, aga kui ma sellest teadlikuks sain, mis ja kuidas, siis minu mees algul ta ei uskunud mind, aga nüüd üks päev just ütles, et kurat, see söögisooda on ikka imeline asi. Et ma mõni päev olen vähem joonud, et juua tuleks ikkagi kehakaalu järgi, ütleme, kui sa oled normaalses kaalus, siis 30 milliliitrit kehakaalu kohta, eks 70 kilo, 2,1-2 liitrit, eks ole, päeva jooksul. Talvel on seda kehv teha, aga suvel on hea teha. Suvel võib natuke isegi rohkem juua. Ja ütles, et tead, et kui ma olen vaadanud, et ma olen vähem joonud, siis mul tuleb siia kohta valu. X arst, mis mõtleb ikka, kasvaja ja mis ta ikka mõtleb. Ja kui ma võtan siis selle kangema sooda, et panen ühe teelusika, siis klaasi leige vee peale ja joon korraga ära, siis on see 10 minutiga kadunud. Nii ongi. Kõik. Ei ole kõrvetisi, ei ole, temal olid seal maavandid pidevalt, ma mäletan, ja leiti, ega arsti juures ei käinud, aga valud olid ja alkoholi said kirurgid ikka ju rohkem ja tarbida kui vaja. See on tavaline sooda, on ju, lähed poodi ja tavaline sooda, nüüd see vene sooda siin meil oli, aga et mina kasutan teda igal pool, ma kasutan lilledele ja kraanikausside pesemiseks ja kui mul kohvimasinat küll ei ole enam, aga pesupesemismasina, et ta võtab siis need nii-öelda karbonaadid, vesinikkarbonaat võtab karbonaadid sealt ära. Karbonaadid on need, mis meie vee teevad siis selliseks lubjaseks nagu ja potipõhjad kõik on katuga, eks ole. Et nüüd mul on 12 aastat üks kohvikeedu kann, Electroluxi oma, ja see on seest nagu eile ostetud. Et see on pöördosmoosist nüüd, eks, mitte soodast pöördosmoosist. Ma rohkem ei tahagi neid hellased teemasid puudutada, aga nagu võib-olla lihtsalt küsin, et kuidas mõjub see, kui sinust mingid
halba kirjutatakse nagu, et no sellel hetkel mõjub halvasti, et noh, kui ma oleks mingi kuriteoga hakkama saanud, siis ma pean selle vastutuse võtma, aga kui valetatakse lihtsalt, et noh, ja iga sõna taga peab teadus olema, siis ega me ei saa pidevalt, ma ikka armastan öelda seda lauset, mida ma olen ennegi öelnud, et nagu Marju Lauristin ütles, et me ei pea kogu aeg tõestama, et Tartu Ülikool asub Tartus. Täpselt samuti ei pea me tõestama seda, mida juba meditsiin kuhu on jõudnud nende asjadega, et need on ju tõepõhised kõik seal. Nüüd nagu pööratakse neid asju natuke teisipidi, aga nad ei ole ju tervisele kasulikud, inimesed ju räägivad, eks ole, 12-13 ravimit peal, kusjuures mõnel nendest on veel 3 toimeainet. Et noh, milline arst või milline meedik saab aru, mis meie kehas nendega toimub. Ma isegi noh, kahega ei julge alati öelda, et see on hullumeelsus. jah, ma ei hakka seda Pandora laegast avamagi nagu pealkirjaga koroona, et las see teema täna jääb, aga ma mõtlesin uurida natuke ka vähi kohta, et noh, kõik need ka keemiaravid, kiiritused, et noh, jah, võib-olla see aasta. Nojah, nagu ma olen ka kahjuks öelnud alla kosmoses, et vähk on prioriteet meditsiinis. Ja noh, seal on nüüd nii ja naa, et kui see on nii keeruline teema, et noh, nagu sa näed ja kuuled, et siis vähki on aina rohkem, et mida toksilisem on väliskeskkond või see, noh, mida meiegi saame, eks ole, ravimitena, seda ilmselt rohkem on vähki. Ja vähk on appelise keha tunnus, tagajärg alati, sest ütleme niiviisi, et vähiks me nimetame kas neid kolded või neid rakke, mis ei ole jõudnud oma sellele arengutasemele, mis ta peaks olema, siis igas koes on oma. Ja siis need nooremad vormid arenevad kiiremini, eks ju. Ja kui ta siis saab veel vereringe taha endale, siis ta ju kasvab ja kasvab. Ja noh, mina lihtsalt räägin oma kogemust, et hapnik, aluselisus on vähivastased, eks ju. Liikumine paneb vere käima, paneb hapnikku käima, eks ole. Söömises, noh, me kõik teame, ma ei tahakski sellest rääkida pikalt, et puhtam kui saaks, aga ma arvan, et ei ole tänapäeval enam ka seemneid ega kartuleid, mis ei oleks ebaõiged. Sest vaata ka filmides on ju palju pannakse tarkus sisse juba ette tihti, eks ole. Et vaata, kui olid need igast filmid, kus otsiti seal mingite vaarade aaret ja lõpuks siis leiti need 2 poolt ja võtmed ja võtsid siis lahti ja siis näod venisid ja seal, kui pikaks sealt tuli vili välja, eks ju. Puhast viljaseemet ma ei usu, et enam on, sellest on palju filme tehtud, mida ma olen näinud ülemaailmseid. Ja mis sa veel küsisid vähist? Me ei tahaks, et see kellelgi oleks. Aga kuna tänapäeva meditsiin on pööranud sellele poole, et kõigepealt teeme keemiaravi ja vähendame seda kollet ja siis lõikame, siis tegelikult keemia ei saa ju kuidagi aidata inimese tervisele kaasa. Aga kui on väga suur kasvaja, võib-olla siis on mõistlik, aga paranemine on ju raskem, kui tüvirakke kahjustatakse. Et see on nii keeruline ja ma sellel teemal ei võta sõna, sest ma ei ole mitte kunagi elus onkoloogias töötanud, ma olen paljudel aladel püüdnud vaadata, et olla. Aga ma ei ole ja ütleme, et onkoloog ehk vähiarst räägib ka väga veenvalt ja keegi teine, kes ütleb, et võtta enda kätte, eks ole, räägib ka veenvalt, aga ikka juhtuvad halvad asjad nende inimestega tihti, mitte alati. Natuke pärmseene kohta ka, et ja pärmseen on appelise keha produkt, kus siis meie kehas on, eks ole, bakterid, kes omavahel kogu aeg seal tegutsevad ja võitlevad ja kui bakterite tähtsus või kuidagi on maha löödud just tavaliselt antibiootikumidega ja kõige rohkem penitsiliinilistega, siis saab seen võimu, ega seal muud ei olegi, lihtsalt seen saab võimu, hakkavad kõik seenele omased tunnused, kõigepealt gaasid, eks ole, kõhus keeravad, pööravad, siis hakkavad juba, kui juba nahale tuleb, siis on juba väga generaliseerunud see asi, eks ole, suunurgad katki ja siis räägitakse, et B-gruppi vitamiinide puuduseks see ka tänapäeval, aga
aga vanasti, kui mina veel töötasin intensiivis, olin õde ülikooli ajal, siis kõik tilgutid, mis üles pandi, sinna läks sisse B1, B6, B12, C-vitamiin, kaalium, kõik sellised asjad, mida enam ei ole. Ja seent on väga palju. Kui ta juba nähtavale tuleb, siis muutub inimene nagu murelikuks. Ja ta muutub murelikuks ka siis, kui tal seedimine pulbitseb ja eks ole, et kui siis tekivad ka seedetraktis valud, seen ajab gaase välja, siis tekivad sooltes, võivad tekkida sellised väljasopistised, et sinna jääb toit, see läheb halvaks, siis hakkavad meil seedehäired, eks ole, siis lõigatakse seda ära sealt, aga mis sest kasu on, kui keegi ei räägi, et tee aluselisemaks ennast, seen ei saa siis enam võimul olla, sest see tekib jälle, ega tervet soolikat ei saa ju välja võtta, sest inimesel ei ole kehas tegelikult ühtegi asja, mida ta ei vajaks. Lihtsalt võib-olla kõikide asjade kohta me varem ei teadnud, näiteks uissripik, aga tänapäeval ikka kui võimalik siis seda säilitada, eks ole. Sest ta on nagu maatriksiks seal nendele, ühesõnaga ma ei hakka pikalt siin sellest rääkima. Sa enne mainisid ka, et on võib-olla enda soolestikku nagu kontrollida. Ma ei tea, kuidas on olemas igasugused, tänapäeval on olemas selliseid aparaate, mis, kui ta neid lugeda oskad, mis näitavad su soolestiku seisu ja sest kuidas me uurime meditsiinis soolestikku on gastroskoopia ehk siis magu uuritakse, sealt näeb ka kahtest sõrmiksoolde, siis pärasoole kaudu vaadatakse mingit osa siis jämesoolest, eks ole, ja vist kontrastainetega midagi tehakse, aga seda funktsiooni olemust ei saa nendega vaadata. Et kui inimene läheb kaebustega, maokaebustega, iiveldusega, kõrvetisega ja kui valudega, siis on tal kindlasti maalimas kesta põletik ehk gastriit, see on teada. Et seda minu jaoks ei ole vaja sinna sisse toppida, et see on, et püüda pigem seda vett hakata tarbima ja 2, 3, 4, mina mäletan, mul läks vist 6 kuud, sest ma ei olnud veel selgeks teinud endale 1998 kuskil, et miks mul siis kõik kõrbeb sees, kõik oli nii appeline, sõin veel magusat kohupiima, ehk see võtab, sõin veel mett, eks ole, lihtsalt ei saanud aru, silmad olid kogu aeg kuivad ja valutasid nii õudselt, aru ei saanud, hormoon ainult kui silm panid, võttis ära. Ma ei tea, mida ei olnud ja selles mõttes ma olen nagu tänulik, et mul need asjad olid, sest ma mõistan rohkem ka teisi inimesi. See on küll teema, et mul ka üks lähedane minu nagu sugulane nii-öelda pereliige, ka vanem 77 hetkel äkki ja ka tal on nagu erinevad haigused olnud, ka vähijuhtumid ja puusaopid ja kõik niimoodi on ju lümfid ja nii, et see on nii huvitav, et ta ei tea nagu, ta ei tea tervisest mitte midagi nagu, null nagu mitte midagi nagu reaalselt, et see paneb ka nagu imestama, et on nagu nii paljudes kohtades käinud erinevate probleemidega, aga mitte keegi ei küsi, et mida sa sööd või jood või mida sa nagu üldse teed, et nagu põhimõtteliselt ongi sahtel on tablette täis ja nii ongi See on nagu natuke kergema vastupanu tee minek, aga et kuna ütleme vanematel inimestel tihti pole raha, et käia nendes nii-öelda tervendavatel protseduuritel kahjuks. Nii on, eks ole. Et siis ja maalt üldse käimine linna on raske praegu ja aina raskemaks saab, nagu me näeme, eks ju. Et jah, vahest on inimestest kahju, aga mina enam ammu ei punnita ega ei trügi inimestele rääkima asju, mis neid tervistavad ja tervendavad, vaid ma ootan, et need inimesed tulevad minu juurde. Ja et kui ma seda tegin, siis sain ka vastulöögi ja nüüd ma lihtsalt võtan rahulikult ja toimetan rahulikult ja ma olen väga rõõmus selle üle, et inimesi aidata.
tegelikult on ju inimese jaoks väga tähtis see, et sa kuulad teda ja vahepeal kuulamise juures siis mõni muidugi ei lase vahele rääkida üldse, aga noh, vahepeal, et ei unustaks teemat ära, siis ütled, et tead, see ei ole raske sellest üle saada, aga sa pead ise, nagu üks naine mulle ütles, no tulin sinu juurde, sa olid viimane lootus, aga mul ei muutunud ju midagi sellel päeval, eks. No ma ütlen, et saa aru, mina ei anna tervist, ma annan sulle nõu, kuidas olla terve lihtsalt, kuidas viia ennast tagasi tervise juurde. Et muidugi, kes tahab väga ennast kontrollida ja uurida loomulikult, aga ütleme nii, et see on ammu teada, et igal eluhetkel on igal inimesel 100 miljoneid vähirakke sees, sest need on need madalama arengutasemega rakud. Aga inimene saab nendest jagu ja nende lümfisüsteem on korralik, eks ole, lümfisõlmedes kahjutustatakse neid rakke ja ei ole probleemi. Ja kui lümfisõlmed suurenevad, siis on kuskil neid rohkem ja probleem läheb suureks. Aga mina ei saa aru, miks peab ära lõikama neid lümfisõlmi, mis on kaitsefunktsioonis. Seda ma tahtsingi tegelikult uurida ka, et lümfi nagu, et mida lümfi jaoks saab teha nagu? Lümfi jaoks saab vett juua, õiget vett, sest lümf on samamoodi vesi, aga lümf, ta jookseb paralleelselt veenidega, tagasi nagu, eks ju, ja südamesse läheb. Ja lümfi teekonnal on hästi palju lümfisõlme, mida me arstkond ka kasutab, kui siin on suured, siis on kuskil põletik, eks ole, kas väikses vaagnas või kuskil lähedal kaenla all, siis tuleb see rinnapiirkond arvesse, eks ole. Et nad on nagu märklauad või nagu märgid, mitte märklauad, märgid sellest, et kehas on midagi valesti. Ja kui teha õigesti, siis see peaks kõik ikkagi kaduma, et meil on kogu aeg teadmine, et kõik haigused on elu lõpuni, et vererõhurohtu hakkad kord võtma, siis võtta surmani, samal ajal need, kes hakkavad jooma vett korralikult, nendel 2-3 kuuga vererõhk normaliseerub ja kui nad siis jälle unustavad või jätavad ära, siis tuleb ta tagasi, aga siin muud ei olegi, see on lihtne, sest veri on vedel ja ma olen seda raamatutes kirjutanud, see läheb liiga raskeks, et siin rääkida, aga selles energiakriisis olen ma selle lahti kirjutanud, miks vererõhk tõuseb, et kui ei ole meedik, siis võib-olla on raske aru saada, aga võib-olla mõni meedik on sattunud ka seda lugema, et siis võib-olla on arusaadavam. Algul mainisid ka natuke psühhosomaatikat, et ma ei tea, kas on oluline ka mingit teraapiat teha nagu enda nii-öelda hingega, enda vaimuga, et need toidud ja kõik need on ainu üks pool, aga kui me mingid teatud nii-öelda traumat või midagi ära ei tervenda, siis võib-olla ei aita ka see vesi ja kõik toitumine ja liikumine. Jah, et kõik haigused algavad peast, kahjuks nii kurb kui see ei ole, et kõik haigused on psühhosomaatilised, teisiti lihtsalt ei saa olla. Ja sellepärast need igasugused tervendajad ongi kasulikud, et nad lihtsalt ükskõik, mida keegi ei tee. Kui järele mõtled, mis toimub, psühholoog ju ka räägib ainult inimesega, eks seda lubatakse. Aga igasugused tegevused, ka näiteks juuksuris käimine või pediküris või maniküris käimine on ju teraapiline, inimene mõnuleb, puhkab seal. Ja ütleme, niisuke massaaž, mis silitab, on ka ju lihtsalt ta ei ole teraapiline, aga ta on just nii-öelda hingele ja vaimule, eks ole. Ja täpselt samuti liighappelises kehas ehk energiakriisis kehaga inimesed on ju ärevushäirega, eks ole, depressioonid tulevad kergesti, sest see aju nii intensiivselt töötab ja kogu meie keha niisugune psühhosomaatika juhtimine toimub üle keemiliste ainete, eks ole. Et siis ongi, et kui meil näiteks kogu aeg on üks ja seesama õnn ja seal oksütotsiin ja veel dopamiin, ütleme, on kogu aeg üleval, aga ta ei jõua enam toota neid nii palju, eks ole. Samal ajal, kui ta on, ütleme, augus, nimetame seda tihti depressiooniks, eks ole, siis serotoniini ainevahetus on häiritud, et
serotoniin teeb meid õnnelikuks ja rahulikuks, eks ole, et noh, seda ka ei ole lõputult, sellepärast ongi ju elu sinusoid. Et keegi pole õnne tipul lõputult, keegi pole põhjas lõputult. Aga keegi kunagi ei saa ka nii toimida. Noh, et sul on kogu aeg kõik korras. Nirvanasse ei saa, aga kui väga õigesti elad, ikka tuleb probleeme. Jah, palju teemasid enam ei olegi, aga natuke enne mainisid ka parasiite, et kuidas parasiitidest vabaneda? No parasiidid ei ole ainult nii, et me saame neid kuskilt koerte või kasside väljaheidetest või nad ikkagi tekivad meie kehas meie omastest rakkudest, mis juba Pasteuri kaasaegsetel oli selge ja seda on näidatud ka gastroskoobiga, kui inimesel on selline, ma rääkisin soole niisugune väljund, eks ole, ja kui ta sõi kana, siis osa sellest kanast läks sinna, või need parasiidid tekivad valkudest, eks ole, ja ma ei mäleta enam, kas see oli nüüd mitme tunniga või see, mis seisma sinna jääb, tekkisid seal parasiidid. Ja nemad tarbivad meie eest, meie jaoks vajalikke mineraale, eks ole, nad on palju suhkrut hakkab inimene tahtma, eriti lapsed, kes väga palju toituvad magusast. See on teada, et neil on parasiidid, siin pole midagi imelikku. Ka meditsiin on neid eluaeg ravinud, küll rohkem võib-olla solkmeid ja neid väikseid, neid on 200 ringis, et me ei tea kõiki, et neid määratakse ka vist, ma ei tea, kas Eestis ka määratakse, et nende toksiine, näiteks süljest, eks ole, et just toksiine, mida nad põhjustavad ja erinevatele parasiitidele on tavaliselt ka erinev, päris meditsiinisüsteemis erinev, ravi. Et on ju paelussid ja on solkmed ja on linaluusid, eks ole, ja igast maksalutikateks nimetame, et igale on ikka oma ravi. Aga tähtis on see, et ega need me tapame küll suuri valmis usse, nii-öelda usse, aga nende munad jäävad ju alles, kui me uuesti ei tee seda mingi aja pärast, seda ravi. Et aga kõige lihtsam on ikkagi see, et elada nii, nagu me siin rääkisime, et nii eluviis kui toitumine, kui vee joomine ja kõik algab veest. Võib-olla ma siis loen need toitained ka ette, mis sina oled kirja pannud siia raamatusse, et mida nii-öelda vältida. Et ongi suhkur, on ju, aspartaam, transrasvad, GMO-toidud, on ju, glutamaat ja siin on ka gluteen. Glutamaat on üks aju kõige võimsam erguti. Naatriumglutamaat. Ja see on Hiina toitudes palju, eks ole, ja ta teeb ja ta teeb ka vist hea maitse, eks ole, siukse, et seda sööd, ütled oi kui hea ja siis pärast oled uimane ja käbinääred pidi ka mõjutama. Jah, ma arvan ka. Et meil oli üks ravim, mulle see jubedalt meeldis, kui üldse ravimitest rääkida, kui ma arst olin seal perearst. Et see oli nimega koaksiil, C-tähega koaksiil. Ja see oli selline aine, tollel ajal mind kutsuti ka veel rääkima, ravimfirmad kutsusid, aga nad said kiiresti aru, et ma räägin natuke valet juttu. Aga tegelikult see koaksiil oli selline fantastiline minu jaoks ausalt, et kõik, ütleme niisugused ärevusprotsessid, et see glutamaat lihtsalt läheb meie kehasse ja tekitab meil seda, aga koaksiil oli selline, ta ongi nagu antidepressandi nime all, sest antidepressandid pole rahustadega üldse, ei saagi neid võrrelda, see on hoopis teised asjad. Aga koaksiil hoidis seda glutamaati kauem seal sünapsis, et ta ei saaks meie sisse tulla, kui me erutume või vihastame või rõõmustame ükskõik. Ja ta andis 5-6 tunniks sellise rahu, näiteks kui oli vaja, kui ma veel ei olnud palju esinenud või käinud niiviisi kuskil esinemas, siis ma vahest võtsin, ma olin täiesti, see ei teinud uimaseks ega mitte midagi, vaid rahulikuks lihtsalt. Ja teda võis ka 3-4 korda päevas võtta, et igal inimesel, minul on ka olnud perioode, kus ma võtsin teda
et raske oli lihtsalt juhtida asutust, eks ole, teha arstitööd, igasugused kaebused, asjad, kaadriga tegeleda, mis meil küll oli väga püsiv õnneks, siis sai 8 või 7 või 8 raamatut kirjutatud, siis sai loenguid 3-4 korda nädalas üle Eesti ja ka väljaspool ja lihtsalt ühel hetkel tunned, et sa ei jõua üldse enam, sa ei taha kõndima minna, ei jõuagi mitte midagi enam. Ja see tuleb niiviisi hopsti peale. Aga sa ei saa puhata, sest sa pead iga päev tööl käima. Sa ei võta haiguslehte, kes su inimesi siis ravib. Et selles mõttes on arstidel raskem, aga nüüd, kus õdedele on väga suur koormus pandud, siis võib-olla arstidel on natuke kergem, ma ei oska öelda. Oled enda nii-öelda eluga rahul või selle tööga, mis... Kuule, olen rahul jah, ja nüüd see vana pensionipõlve pean siin mere ääres ja oma mehega koos, kes oli ka ju südamekirurg ja ka arst, et lihtsalt teengi nii nagu meeldib ja pean natuke aeda ja tunnen ennast hästi. Aitäh sulle igal juhul, et oled teinud seda, mis sa oled teinud ja aidanud inimesi nii palju ja seda infot ka nagu jaganud, et ma arvan see, et need kõik raamatud välja on müüdud ja inimeselt inimesele neid müüvad ja küllaltki kalli hinnaga, ma arvan, et see näitab, et see on nagu vajalik info ja ja see ka, et sa nii julge oled ja oledki nagu julgenud öelda neid nii-öelda valesid asju, mida ei tohi öelda, onju, et ma tunnen ka, et pigem siis minnagi nagu või elada oma tõde nagu, kui et kogu aeg vales olla. Jah, et ma ka lõpetuseks ütlen, et kui ma käisin ühel silmakoolitusel ükskord. Ma eriti ei käinud, mul oli kogu aeg tõrge vaimsete nende koolituste vastu, sest ma kartsin, et äkki ma arstina midagi, ma ei oska seda seletada, midagi niisugune tunne, et nagu äkki ma pööran liiga ära või midagi, sest ma uskusin ju neid asju ja ma sain aru. Ja kui ma sealt väljusin ükskord, ma sain kõik aru, see oli selline ka tervisega tegelemine, äkki ma sain kõigest aru sellel inimesel, mitte et mingi, ma saan ju aru, kus inimesel põhiasjad on, ma kõik äkki hakkasin aru saama ja väljusin sealt, läksin välja ja äkki, nagu mõni ütleb, Jumal ilmutas. Mul lõi kõik selgeks hetkega. Raha, finantssüsteem, meditsiinisüsteem, kõik lõi mul äkki lahti, saad sa aru, kui raske oli pärast elada, see kõik toimus pauguga. Ja võt siis hakkas raske. Mina ei saanud enam kirjutada lihtsalt inimesele ravimit. Ma püüdsin enne selgitada, et proovime nii, et võtad ravimit, nüüd teeme nii ja vaatame, hakkame maha tulema. Kes uskus, sai korda, vahest läks tagasi, eks ole. Kes ei uskunud, see sai ravimi. Aga siiski nii paljud said korda, aga ma arvan, et kui ma ära tulin, siis paljud jäid ka uuesti, sest nad ei jälginud enam. Sa pead kogu aeg, me ju tegelesime niiviisi, et näiteks üks poiss, veresuhkur oli kõrge, eks ole. Kutsusime ta tagasi, rääkisime, nüüd te nii, söö seda, eks ole, nii tule, veresuhkur oli korda läinud, nii õnnelik, ma ütlesin, no näed, kui hästi, eks ole. Aga me pidime kogu aeg teda kutsuma, temaga, tule tagasi, tule 2 nädala pärast näita ennast, et tal oleks keegi oleks tal seal sabas kinni, et tee seda, eks ju, see on nii vajalik. Kas või koos sõbraga midagi teha. Nii et mina ei suutnud enam kellelegi valetada, aga loomulikult ma kirjutasin ravimeid, sest inimeste soov oli see, ma ei keeldud kellelegi kunagi, nagu minust kirjutati, nagu ma enam ei kirjutanud ravimeid. Aga antibiootikumidest ma püüdsin võimalikult kaugel hoida, aga inimesed on sellised, et nad ikkagi 3-4 päeva on haiged, siis nad nõuavad seda ja kui sa ei kirjuta, siis sa satud kas Õhtulehte või sotsiaalmeediasse või kuhugi, et eks elu ise neile näitab seda, eks ole, et nende tervis ei lähe paremaks sellest, iga 2 kuu tagant on haigus, kui sa jälle lööd maha ja jälle võtad iga 2 kuu tagant. Nii on. Kas
teeme siia lõppu mingi kokkuvõtte ka, et mis need põhiteemad siis on ju, vesi on ju, ja õiget Veest vett. algab tervis, veest algab elu, 10 päeva, noh, kui sa üldse ei söö ja ei joo, siis sa sured veepuudusse 10, noh, jääklämmastik tõuseb nii umbes 10 kuni 14 päevaga. Nii, teiseks on see, et püüda vähemalt midagi toitudest saada, aga seda on väga raske teha praegu, ma ütlen ausalt. Ja liikumine, eks ole, mida ma ise ei ole saanud siin tänu oma põlvetraumale eriti teha, see on õudne. See on lihtsalt keha, veri hakkab liikuma ja kõik need väikesed kollateraalid, mis on peenikesed sooned näiteks naha all, noh, ega igal pool ei ole suured arterid, eks ole, kõik veri seal käima panna, aga selleks on ka vett vaja, eks ole, sest kui veres ei ole vett, siis ta on paks, ta hakkab neerust välja tooma verd juba lõpuks, eks ole, kui midagi välja pole tuua. Tõstab rõhku, et seda paksu verd ajada, eks ole. Ja siis me paneme ravimid peale ja ütleme, et vett ei tohi juua. Ja ega siis ongi, et kuidas iga inimene on leidnud võimaluse oma nii-öelda pingetega tegeleda. Noh, sina tegeled selle vabastava hingamisega, eks ole, keegi tegeleb seal massaažiga, keegi tegeleb lihtsalt sugestiooniga, õigete asjade rääkimisega, et rahustada inimest, kuidas kellelegi sobib, see on nii individuaalne. No väga hea, aitäh. Palun. Siis ei olegi muud pikka juttu, kui et olge terved ja mõnusat suve. Jah, tšau.